Андеграунд рок с одной головы, соседина, весь пух и прах, все с одного ребра и одна сатана, а в глаза бела пелена, до сорта пена бела брыжет, кипит буйна голова, да моя яma. No nii, osa 2, kes esimest osa pole näinud, väga soovitan vaadata. Ja nagu, kui sa pole seda vaatanud, siis mis sa siin üldse teed? Mine vaata. Siiski, kes pole vaatanud või mäleta peale pikka nädalavahetust, siis tuletab meelde, et kahjuks ma vahetasin ühe arvuti selle rondi vastu. Väga palju huvitavat tagasisidet sain, mille eest olen ma elutänulik teile. Te olete väga tublid olnud, ma näitan ka mõnda kommentaari ka siin. Hiljem räägin ka, mis autos saanud on, mis ma sellega teinud olen ja palju ta siis lõpuks mulle maksis. Te kirjutasite päris palju kommentaare, aga eelkõige jätke meelde just see kommentaar. Siis natukene puhtamaks, kaamera peal küll ei ole nii hästi seda näha, aga nüüd on puhtam. Ma ei viitsi sellega muidugi õudselt tegeleda. Ma sain sellega siia. Väga hea. Ja müügipildid on ka tehtud. Seega panen selle roima parasjagu müüki ja vaatame, mis saab. Nagu ka kuulda oli, saite vast aru, et otsustasin selle asja maha müüa, sest et peale põhjalikku inspektsiooni otsustasin, et see ei ole jätkusuutlik. Müügi eesmärk oli eelkõige näha, mida rahvas arvab üldse sellest masinast, mida ta vahetuseks võib pakkuda. Masina hinnaks panin sükse Harjumaa keskmise 1500 eurot. Seejärel 5 minutit peale postitust hakkas mulle iga 5 minuti tagant lendama tonniseid pakkumisi ja muu telefon oli plahvatamas. Okei, nagu tonnine pakkumine on solid, vaata, pole midagi öelda, on ja. Aga mõni vend oli nii julge, et pakkus 700, mõni vend ütles 500 selle kohta. Aga see on okei, me elame siiski Eesti riigis ja saan aru, et ajad on suht rasked. Pakuti näiteks ka muid autosid, motikaid pakuti, midagi väga erilist nagu silma jäänud, üks Žigull oli, mis oli äge, aga not in a way, bro. Mr. Hõbe kommenteerib vahet arvuti vastu. You ain't gonna believe this shit, bro. Mulle pakuti vahetuseks kõvasti etem arvuti, mis ma ise selle auto vastu vahetasin, seega kui keegi tunneb, et tahab arvutit paremaks saada, siis visake Bemmi vastu vahetust ja kui te saate. Mida sa ütlestad nüüd? Kus content on? Kus content? No, natukene saadme. No, mis sa arvad? Mis juhtus? Midagi, kahjuks pean teid kurvastama, kallid sõbrad, vaatajad. Auto oli müügis alla 48 tunni ja ma müüsin ta maha. Jah, ma tean, ma ei jõudnud temaga nii palju contenti muidugi teha, mis ma tahtsin, aga ma sain asjast lahti. Ma näitan ka siis, kes selle ära ostis. Ja nagu lubatud, ma ütlen ka, palju see ront minule maksis. Kirjuta kommentidesse, mis sa arvad, kas ma jäin kasumisse või mitte. No nii, tahate vlogis ka olla või? No, see ikka. Poisid tulid vaatama. Ja emotsioon, mis te arvate? Noh, ega teed päris keskmine selline, et ega ma midagi muud palju ei oodanudki, aga mõned üllatused siin on näiteks see õli, aga noh. Oh, you see this guy? Number 1 bullshit guy. Ei, ma tean küll, aga ma mõtlen, et aga mis te nüüd palju? Poisid vaatasid autot umbes 2 tundi. Ja mis nad lõpuks otsustasid? Uued, uhked, omanikud. Kutt teeb ülekannet. Jah. Et mis sa ise arvad? Suht roim. Et selline, noh, nagu ta on. Noh, ma arvan, et siit tuleb kuradi hea nii-öelda põllukas, et kuradi rajale kuhugi või ma ei tea, eks jah. Kodus natuke süveneb ja eks vaata, kuhu ta asi viib. Räägi lugu ka ära, mis selle amordega on. Jõnksuta seda. Noh, Ma jõnksuta. täiesti tahva. Ja vaataks seda, mis nüüd välja tuli. Edu ei liigu. Kutid hakkasid kohe siin uut autot ostma, vaata, et see on putid ja. Kuidas siis muidu on? Ja sinna see läheb. Ei tea, kas näeme teda veel
kas posti ümber või puu ümber. Juba tunnen nendel poistel mingi väikest kahetsust, vaata, eriti tema. Ei, mis kahetsust? Pole midagi. Jah. Sõber vaatab, on lihtsalt vait. Nii, raha on üle kantud, nüüd võib öelda, paljuga ma selle auto sain. Ma vaataks siia nüüd. 350 eurot. Naline. Ei ole 350 eurot. Sinna see rontkin läheb nüüd. Tööks väike kuradi viimane. Kui sa lähed. Aga davai, kuule. Oli meeldiv ja? Kui midagi on, poisid, kui midagi on, siis ärge helistage, on. Davai, edu! Sinna see lugupeetud ront läks. Räägime siis ka paljuga ma tegelikult ta sain. Arvuti maksis minule 800 eurot, pluss siis omaniku vahetus 55. Kokku teeb see 855. Maha müüsin ma ta 1400-ga, mis tähendab, et puhas kasum on 545 eurot ja see video. Seni kuni ta mul Marketplace'is seisis, kus juures kirjutas omanik, kes kunagi engine swap'i tegi. Parasjagu oli härra sinna investeerinud umbes 6000 ning väidab, et kahetseb, et maha müüs. Sain ka teada, et oli sinna pannud originaalse M5 tange. Auto oli ka varasemalt ühe minu tuttava käes olnud, kes pani sinna Saks sportsiduri. Rahvas, väga tähtis teadaanne. Praeguseks on esimene vlog saanud 9,7 vaatamist. See on väga imeline number ja ma olen väga tänulik teile kõigile, kes on kommentaare jätnud, subscribe'i pannud. Kanalil on praeguseks hetkeks täpselt 800 suubi ja see on suurepärane. Ma olen tõesti väga tänulik teile kõigile. Aitäh!